Iraan ründas Dubait ja Araabia Ühendemiraatide vastus ületas piiri, mida Teheran võib-olla ei oodanud. Neljapäeval, 30. aprillil 2026 ei olnud kriis enam ainult sõjaline, vaid jõudis Iraani režiimi nafta, raha ja majandusliku ellujäämise keskmesse. Pärast nädalaid droonide ja rakettide rünnakuid Emiraatide aladele otsustas Abu Dhabi karmistada. Nad lahkusid OPEC-ist ja OPEC Plus grupist. Tugevdati koostööd Ameerika Ühendriikide ja Iisraeliga ning hakati piirama Iraani poolt sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks kasutatud finantsvõrgustikku. Kohe räägin sulle sellest kõigest, aga praegu tahad kindlasti olla kanali tellija, et olla jätkuvalt hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga, Milson Alves Newsi usaldusväärsusstandardi järgi. Kõige karmim otsus tuli Abu Dhabist. Valitsus teatas, et lahkub OPEC-ist alates 1. maist 2026, lõpetades pikaajalise sideme naftarühmaga ja saades vabaduse toota vastavalt oma huvidele. Tegelikult on see otsene sõnum. Pärast Iraani rünnakuid ja pinget Hormuzi väinas ei soovi Araabia Ühendemiraadid enam jääda struktuuri, kus Iraanil on endiselt poliitiline mõjuvõim. Ametlikus teates esitleti seda sammu kui rahvuslike huvide, energiajulgeoleku ja võime kaitsmist reageerida turule ilma kartellipiiranguteta. See samm mõjutab kogu Pärsia lahte, sest Araabia Ühendemiraadid ei ole lihtsalt suvaline tootja. Sellel riigil on kaal globaalsel turul, strateegilised sadamad ja tugevad sidemed Washingtoniga. Kui Abu Dhabi katkestab suhted OPEC-iga, ei räägida ainult naftabarrelitest, vaid ka purunenud usaldusest. Vana piirkondlik kord, kus valitsused püüdsid Teheraniga läbi saada, et vältida avalikku konflikti, hakkas lagunema, kui Iraan muutis majanduskeskused, lennujaamad ja energiamarsruudid survevahenditeks. Põhjus peitub rünnakutes. Alates Iraani, Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli vahelisest sõja algusest on Araabia Ühendemiraadid pidanud toime tulema Iraani territooriumilt lähtuvate droonide ja rakettide rünnakutega. Emiraatide kaitseministeerium teatas, et 6. aprillil tõrjusid nende kaitsejõud 12 ballistilist raketti, 2 tiibraketti ja 19 Iraani poolt välja lastud drooni. Abu Dhabi andmetel oli rünnakute algusest alates juba 519 ballistilist raketti, 26 tiibraketti ja 2210 drooni alla tulistatud. Inimkaotused olid samuti suured, 221 haavatut ja 10 tsiviilisikut hukkus. Dubai sai selle pöörde sümboliks. Linna on alati esitletud kui luksuse, äri ja turvalisuse etaloni, kuid sõda paljastas karmima poole. Sõltumatud raportid tõid esile juhtumeid tundlikes piirkondades, sealhulgas rahvusvahelise lennujaama ümbruses, Fujairah'i sadamas ja suure külastatavusega hoonetes. Bellingcat kontrollis videoid ja satelliidipilte, mis näitavad kahjustusi strateegilistes kohtades ning väitis, et mõningaid juhtumeid esitasid võimud leebemalt. Sõnum Pärsia lahe riikidele oli selge. Iraan püüdis kasutada hirmu, et mõjutada Araabia Ühendemiraatide majanduslikku edu. Teherani loogika oli ohtlik. Ameerika Ühendriikide juhitud mereblokaadi surve all ja majanduslikult hingetuna püüdis režiim sõjakulud laiali jagada. Tsiviilalade, lennujaamade, sadamate ja energiataristu sihtimisega püüdis Iraan sundida Pärsia lahe riike avaldama Washingtonile survet, et saavutada endale soodne lahendus. Kuid tulemus oli vastupidine. Taganeemise asemel tuli hoopis karmim reaktsioon. Õhutõrje pandi valmisolekusse, tehti koostööd liitlastega, lahkuti OPEC-ist ja alustati pealetungi Teherani paralleelse finantssüsteemi vastu. See finantssüsteem on režiimi jaoks eluliselt tähtis. Aastaid on Iraan kasutanud varifirmasid, välismaiseid kontosid, valuutavahetuspunkte ja varjatud vahendajaid, et hoolimata sanktsioonidest raha liigutada. Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium teatas 28. aprillil sanktsioonidest 35 Iraani paralleelse pangandussüsteemiga seotud üksuse ja isiku vastu. Washingtoni sõnul aitas see võrgustik liigutada 10 miljardeid dollareid, mis olid seotud sanktsioonidest kõrvalehoidmise, ebaseadusliku naftamüügi, raketikomponentide ostmise ja raha saatmisega Iraani liitlasrühmitustele. See on osa, mis teeb Teheranis kõige rohkem muret. Raketi saab välja lasta minutitega, kuid finantsvõrgustiku ülesehitamine võtab aastaid. Kui Ameerika Ühendriigid sulgevad vahendajatena tegutsevad pangad ja libaettevõtted, kaotab režiim hapnikku. Ja kui emiraadid, keda varem peeti Iraani raha jaoks diskreetseks väravaks, lõpetavad selle mängu talumise, on löök veelgi tugevam. Abu Dhabi teab hästi, kuidas liiguvad kaubandus, veosed, kontod ja ettevõtted. Seetõttu ei ole vastus ainult sõjaline.
see tabab režiimi rahakoti. Operatsioon Majanduslik raev sihib samuti Hormuzi väina. USA rahandusministeerium teatas, et ettevõtted ja asutused, kes hõlbustavad Iraani valitsuse või islami revolutsioonilise kaardiväe poolt laevade läbipääsu eest nõutavate maksete tegemist, võivad sattuda sanktsioonide alla. See sõnum puudutab Teherani katset muuta rahvusvaheline marsruut väljapressimise vahendiks. Pärsia lahe piirkond sõltub sellest läbipääsust, kuid Iraan sõltub sellest samuti. Püüdes teistele ukse sulgeda, hakkas režiim iseenda kõri pigistama. Nafta näitab seda lämbumist. Kargi saar, Iraani peamine eksporditerminal, on keskne osa Iraani nafta väljaveol. Alates Ameerika Ühendriikide mereblokaadist aprilli keskpaigast hakkas suur osa naftast kogunema. Al Jazeera poolt viidatud andmed näitavad, et Iraani varud kasvasid pärast blokaadi märkimisväärselt ning 20. aprillil olid laadimismahutid umbes 74% ulatuses täis. Scott Bessant ütles, et Iraani meretranspordi piiramine sihib otse režiimi peamisi tuluallikaid. Iraani jaoks on see laastav, sest nafta pole ainult ekspordiartikkel, see tähendab raha, tugevat valuutat, mõjuvõimu ja sisemist ellujäämist. Kui müük ei lähe hästi, kaotab režiim võime importida, liitlasi rahastada, turvavõrke rahastada ja oma poliitilist masinat ülal pidada. Seetõttu võis Dubaisse suunatud ähvardus Teheranis tunduda viisina sundida läbirääkimisi pidama. Kuid tulemuseks oli laiem vastasseis Iraani enda vastu. Emiraatidel on samuti strateegiline eelis. Osa Emiraatide naftast saab väljuda Hormuzi väina vältides, kasutades infrastruktuuri, mis läbib territooriumi kuni Omaani lahte. See marsruut on piiratud, kuid vähendab otsest sõltuvust väinast ja annab Abu Dhabil eelise, mida Iraanil ei ole. Kui Teheran ähvardab blokeerida, püüab Abu Dhabi maailmale näidata, et suudab rohkem toota ja aidata turgu stabiliseerida, kui meretee taas paremini toimima hakkab. Ameerika Ühendriigid on selles arvestuses keskne jõud. Trumpi valitsus tervitas Emiraatide lahkumist. Ühendriikidel on suurim potentsiaal vähendada energiasõltuvust keskpikas perspektiivis. Samal ajal suurendab Washington sanktsioone, survestab Iraani naftaoperaatoreid ja püüab katkestada raha, mis toetab islami revolutsiooni kaardiväge. See on viis rünnata režiimi ilma ainult pommidele lootmata, lõigata ära tulud, sulgeda teed ja sundida Teherani valima kokkuleppe või kurnatuse vahel. Pärast kokkuleppeid lähenesid Emiraadid Iisraelile avalikult ja see ärritas Iraani režiimi. Sõda kiirendas seda, mis oli juba toimumas. Laheäärsed riigid hakkasid nägema Iisraeli ja Ameerika Ühendriike kaitsepartneritena Iraani rakettide ja droonide vastu. Iraan püüdis seda lähenemist karistada, kuid lõpuks kinnitas, miks Abu Dhabi sellist kaitsevõrgustikku otsis. Iraani ähvardus Araabia Ühendemiraatide vastu tuli koos hirmutamisega. Režiimiga seotud isikud süüdistasid Abu Dhabit Washingtoniga ühteheitmises uue rünnaku nimel ja lubasid õpetada neile ühe õppetunni. Aga see sõnum ei avalda enam sama mõju. Pärast rünnakuid tsiviilalade ja majanduskeskuste vastu näib Araabia Ühendemiraatide valitsus olevat vähem valmis leppima vana mänguga, kus Iraan provotseerib, ähvardab, taandub ja üritab siis taas naasta Pärsia lahe finantskulisside taha. Mõju ulatub kaugemale kui Dubai ja Abu Dhabi. Pärsia lahe koostöönõukogu, kuhu kuuluvad Bahrein, Kuveit, Omaan, Katar, Saudi Araabia ja Emiraadid, lükkas tagasi Iraani kontrolli idee Hormuzi väina üle ning astus vastu laevadelt sellel marsruudil tasude nõudmisele. See näitab, et Teherani isoleerimine ei tule ainult Washingtonist. Rahulolematus kasvab ka nende naabrite seas, kes teavad omast käest, kui kallis on elada pideva ohu all. Lõppkokkuvõttes võis rünnak Dubai vastu olla Iraani režiimi strateegiline viga. Iraan üritas hirmutada emiiririike, kuid põhjustas hoopis reaktsiooni, mis tabab täpselt seda kohta, kust režiim on kõige haavatavam. Abu Dhabi ületas poliitilise piiri, mida Teheran ei tahtnud näha ületatavat. Lahkus OPEC-ist, tõmbas varivõrgustike ümber silmuse koomale ja näitas, et Iraani ähvarduste talumise ajastu näilise stabiilsuse nimel hakkab lõppema. Pane sellele videole pöial püsti, telli kanal ja lõpuks vaata kommentaare, olla veelgi paremini seotud Milsoniano Alvesi kogukonnaga.